Tere kuulajatele, stuudios istub Rohkede Pelak, minu süles istub Rott Tiidemann, alustame uudistega. Valitsus on teada andnud uuest viisist elektrihindade alandamiseks. Rahva siiras pahameel muudetakse nimelt elektrienergiaks. Projekt kannab nime Negatiivne energia 2.0 ja põhineb lihtsal põhimõttel, mida rohkem vihastad, seda rohkem elektrit tekib. Keskmine eestlane toodab sotsiaalmeedias rohkem kuumus kui keskküttekatel, selgitavad teadlased. Esimesed emotsioonipaneelid paigaldatakse Delfi kommentaariumitesse ja Tallinna bussipeatustesse. Valitsus omalt poolt lubab rahvast hoida toonuses ja hoolitseda selle eest, et negatiivne energiatase ei väheneks ja anda igal nädalal välja mõne määruse või teha otsuse, mis rahval kopsu üle maksa ajab. Veel annab valitsus teada, et uue põlvkonna tuulegeneraatorid näevad välja nagu kergelt käte ja õlaringe tegevad naised. Olles küll endiselt 100 ja enamgi meetrit kõrged, on kauni naisterahva kujulised kätega vehkivad tuulikud oluliselt kergemini omaks võetavad kui hingetud varre otsas propellerid, märgitakse majandusministeeriumi teates. Et lõpetada aastate pikkune vastasseis tuuleparkide suhtes, tuleb projekt muuta inimnäolisemaks. Iga generaator saab ainulaadse 3D kuju, mille siluett meenutab kas rahvariides neidu, õrnalt lehvivat baleriini või suviselt kleiti keerutavat daami, kes mitte ei lõhu maastikuvaadet, vaid flirdivad sellega. Läänemaal on testimisel prototüüp, mille tiivad liiguvad nagu käed tuljakut tantsides. Kavas on lisada ka meesversioonid, tuulegeneraatorid, mis vehivad kirvestega või viskavad heina, et keegi tunneks ennast diskrimineerituna, lisab valitsus teates. Veel on valitsus otsustanud lisaks paljudele eelnenud tõstmistele veel tõsta. Pärast põhjalik arutlusi otsustati tõsta tuju. Esimeses järgus tõstetakse inimeste tuju 5% ja kui sellest jääb vajaka, tõstetakse tuju veel 6% võrra. Tuju tõstmise peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et valitsus ei ole viimaste aastakümnete jooksul midagi teinud elanikkonna tuju tõstmiseks ning seekordne aktsioon on igati teretulnud. Tuju tõstetakse esmajärjekorras tujututel inimestel ja paljudel tõstetakse tuju ka tagantjärele. Lisatuju saadakse tujurikaste tuju langetamise teel, mis toob kaasa tuju kui sellise ühtlasema jaotumise riigis. Tulevikus on kaalumisel ka tujumaksu kehtestamine ja siin on ülekaalus progressiivse tujumaksu idee. Vetelpääste on aga koostöös supelrandade omanikega alustamas kõikidele nõuetele vastavate tundmatute kohtade rajamisega selleks hooajaks. Statistika näitab, et tundmatus kohas armastatakse vette hüpata üha sagedamini ja tavaliselt on huvilisteks mehed. Igas rannas peab nüüd olema 100% ohutu ja vastavalt tähistatud tundmatu koht, kuhu saab julgelt hüpata, kartmata traumasid. Tuntud kohtades vette hüppamine ei paku inimestele enam pinget ja esimeses järgus rajatakse 200 € nõuetele vastavat tundmatut kohta. Ja spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna 2 peamist rivaali mängisid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd ühtekokku enam kui 150 viimast kohtumist. Tabeliseis muutub siiski tuleval kevadel, kui Kartse jalgpallistaadion saab tänu eurorahadele endale esialgu 1, aga 2 aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176 kohtumist. Eetris olid uudised.